Priit Pärn. Kui Priit Pärn oli bioloogiatudeng, sattus ta tihti Moskvasse. Käis Puškini muuseumis, nägi impressioniste ja Picassot. Soov joonistada oli olemas kogu aeg. Ja kui Pärn hakkas karikatuure joonistama, tegi ta väga targa otsuse. Joonistan nii lihtsalt, et selle põhjal ei suuda keegi teha otsuseid minu oskuste kohta. Kui vaadata minu seda joonistamisstiili, siis see on päris suure arengu läbi teinud. Algul ma otsustasin päris algul, et ma ei ole hea joonistaja. Aga tähtis on see idee, mida nad kannavad. Ja mingil hetkel tuleb see, et sa võid joonistada ükskõik mida, ükskõik kuidas ja kui see on hea, siis see on hea. Tahtsin rääkida teravmeelseid lugusid. Animafilmi puhul see põhilugu võib olla äärmiselt lihtne. Ja siis saab sinna peale panna seda tulevärki. Pärna multikatest leiab palju iseloomulikku. Mehed enamasti ülikonnas ja laua taga püherdavad bürokraatias. Naised, suured ja vormikad, sageli ka paljad ning isegi süüa tehes on nad seksuaalselt laetud. Esimeseks filmiks on Pärnal Kas maakera on ümmargune, mida vaadates tabas lapsi eksistentsiaalne õud ja elukestev reisiärevus. Käid korraks kodust ära ja saabud tagasi raugana. Tänapäeval on Pärn animatsioonis nagu Pärt muusikas. Kõik tunnevad ta käekirja ära. Nagu tema abikaasa Olga ütleb, on ära tuntav Pärna käpp. Mul on karikaturisti ajud. Ma suudan neid asju kokku panna. Kui me räägime heast raamatust, eks ole, siis me ei küsi, et kas seal said nüüd selle sõnumi või kas see oli õige teema ja nii edasi. See on lihtsalt hea raamat, mille puhul on kahju, see ära lõpeb. Ja ma arvan, filmi puhul on sama, et kui on hea film, siis see on natuke kurb, et see ära lõppes. No все, поехали.